Kui kämmetesse tuleb investeerida? Me siis oleme siia kogunud. See you on the other side. Tere, mina olen Anders Brandmeister, TalTech Tudengifondi investeeringute juht ja see on Behind the Scenes seeria sellest, kuidas Tudengifondi portfell jõuab 100 000 euroni. Jah, Tudengifondi siis lõppeesmärk on kunagi rahastada ise oma tegevust ja maksta oma siis tublidele liikmetele stipendiume ja sellel siis teekonnal oleme valinud oma esimeseks eesmärgiks saavutada portfelli suurus 100 000 eurot. See siis annab meile esimese sellise võimaluse, et panustada rohkem sellesse, et teenida passiivset tulu ja sellest siis osa maksta välja stipendiumitena. Kes sa oled ja mis on su roll Tudengifondis? Mina olen Anders Brandmeister ja mina olen Tudengifondis investeeringute juht. Ehk siis tegelen investeerimisalaste küsimustega, portfellihaldusega ja vastutan siis selle eest, et meie liikmed siis saaksid investeerimisalaseid teadmisi ja vastutan siis analüüside toimimise eest. Halloweenist on möödas tervelt 4 päeva, mis tähendab, et jõuluikoon Mariah Carey on sügavkülmast välja võetud ning juba vaikselt sulab. Enne kui teile käesolevaks aastaks All I Want for Christmas'is ju jälle kompa ette viskab, küsite kiiret. Kui mitu korda kõlab selles laulus sõna Christmas? Alates laulu algusest kuni esimese refrääni lõpuni. Mitu korda selles laulus? No kes oskab laulda? Ma ei oska laulda, ma oskan joonistada. Kuidas ta hakkab? I don't want a lot for Christmas. Ma jõudsin nagu refrääni lõpuni 2 korda. Äkki on 8. Kes ei ole väga palju? Paneme 6-7. Refräänis on ka. Huumorit ka natuke. Meie huumori meedia kaamas. No nii, panime siis Tudengifondi poistega kokku tiimi, et osaleda rektori karika mälumängul. See oli päris pull üritus ja kindlasti järgmine kord ka. Nii, ja kuidas meil läks? No täna nagu tulemussooritus ei olnud kõige parem, aga kindlasti nagu tore viis, kuidas sõpradega aega veeta ja selles mõttes nagu kogemuse poolest ja nagu emotsiooni poolest oli nagu väga mõnus. Ma arvan, et üritust kirjalt kõige paremini see, et kui õige vastus oli hullumaja, siis me panime vastuseks loomaaed, nii et see kirjeldab ka meie tulemust, ehk siis saab paremini. Nii, ja meil on üks Tudengifondi liige veel. Mis oli kõige keerulisem küsimus? Kõige keerulisem küsimus, ma seda ei osanud üldse arvata, et uurimistöö võiks teha kuivpeldiku ehitamisest. Ja mida arvame tänasest mängust? Tänasest mängust, sellest mängust või? Õige. No ütleme niimoodi, et see sapi puravik, seda ei tohi süüa, sest see on halb maitse toiduses. Olev, mis sina arvad? Tänasest või? Jaa. Tekkis väga huvitavaid uusi ideid. Investeerimisega see on. Kuhu peab... Sapi puravikud ja komposteerivad kuivkäimlad. Kui kämmetesse tuleb investeerida? Tuleb. No nii, täna Jääb ära. Okei, lock in. Nii. Ma mõtlesin, et sa hakkad rääkima. Nii. Täna me siis oleme siia kogunud. Täna me oleme siis siia kogunud selleks, et teha Henriku tiimi analüüsi. Jah, et vaatame siis Inditexi, mis on siis näiteks Saara, Bershka, Massimo Dutti ema ettevõte. Et vaatame, mis me sellest ettevõttest arvame. Loodetavasti tuleb väga produktiivne protsess. Ma arvan, et tuleb veelgi parem kui eelmine kord. See on natuke sellist teistmoodi vahepeal, et natuke sellist rühmatööd rohkem. Et tuleks võib-olla nagu ka rohkem mõtteid nagu välja selles SWOT-is ja narratiivi juures. Aga et liiga kaua ei läheks, alustame kohe Rene ja Kristiinaga. Selles mõttes peame hindama seda, et palju nad seal nagu Valgenest nagu üleüldiselt äri teevad, kui nad nagu jätkavad seal oma äritegevuse kasvu ja nagu panustavad sinna
siis on ilmselgelt kahjulik ja halb. See Venemaal oli ka see, et nad selle müügilepingu tegid, siis nad panid sinna klausli sisse, et kui olukord peaks nagu muutuma, siis neil on võimalus osta tagasi selle ettevõtte, mis nad maha müüsid, et jätkata oma tegevust seal Venemaal. Aga nagu üldiselt on näha seda, et tegelikult nagu Elari punktist nagu edasi rääkides, suhteliselt nagu muudetakse äri efektiivsemaks ja optimeeritakse, et kas on selline soliidne, tundub suhteliselt nagu konstantne muidu, kui Nii, mis te arvate tänasest analüüsist? Minu arust oli väga põhjalikum kui eelmine kord. Mulle meeldis see, et nagu kuidagi see ruum aitas ka sellele kaasa, et inimesed rääkisid kaasa ja meil oli argumentatsioon. Jaa, Hendriku poolt on alati hea eeltöö numbritega. Lisaks meie nagu enda poolt on ette valmistatud siis dokumendid või nii-öelda siis algandmed ja see läheb ka aina paremaks ja põhjalikumaks. Saame teha sügavamaid otsuseid, mis päriselt nagu võimaldavad meil ka saada suuremat tootlust ja võttes väiksemat riski, nii et mulle meeldib ja ma olen aina rohkem jäänud rahule iga analüüsiga ja samamoodi ka Hendrik, nii et 5-5. 10-10. Jah. Tänane analüüs läks üldiselt väga efektiivselt, kestis kokku lausa 2,5 tundi, mis on suhteliselt pikk meie analüüsi kohta, aga kõik sai läbi analüüsitud ja kui on vaja, siis tuleb ilmselgelt aega juurde võtta. Jah, et tegime ka uut formaati veidi, et integreerisime rohkem nagu sellist rühmatööd ja sellist jooksvat arutelu, et rohkem olekski kergem nagu neid ideid paika panna ja samas pärast ka nendest veel nagu tihedamalt üksteise vahel rääkida. Sellepärast läks kindlasti kauem ja taaskord ei nagu väga palju rahvast kohal, et jälle tuli üle 80% vähemalt minu tiimi liikmetest kohale, et seda on alati nagu super näha. Jah, sellised tiimitöö uuendused ja asjad ongi sellised, mis me tiimijuhtidega alati nagu arutame ja põrgatame ideid, et mida nagu uuendada ja muuta, et need on hästi head. Ja kindlasti on nagu veel kohti, mis me tahame veel edast ja järgmine analüüs natuke veel fiksida, liftida. Eks iga analüüs on midagi, mida parandada, eks siis nii kaua kui ideid on, nii kaua saame tööd teha. Mis koosoleku üldine seisukoht jäi ettevõttele? Üldiselt jäi selline pigem negatiivne toon jäi nagu peale, et kindlasti nägime ka väga positiivseid pooli sellele. Nägime selliseid ilusaid finantsnumbreid, nägime konkurentsieelist, mis meile meeldisid. Kindlasti arvame, et ta on enda sektoris tugev, aga nagu üldises pildis jäi nagu pigem selline negatiivne toon peale, et lihtsalt seda nagu tööstusharu vaadates nii-öelda pigem praegu sinnapoole ei kaldu, just nagu enamus liikmetel oli just see, et kasvukohti ei tundu nagu niivõrd palju, kui näiteks teistes valdkondades võiks olla. Lühidalt, millega sa vabal ajal tegeled? Vabal ajal meeldib mulle tegeleda spordiga, täpsemalt tegelen triatloniga. 2022 aastal läbisin ka Ironman 70.3 võistluse, mis oli ülikõva, soovitan kõigile. Ja lihtsalt selline aktiivne inimene, meeldib reisil käia, igasuguseid lahedaid asju teha, mis pakutakse. Aga tegelikult finants ei ole su eriala ju, nii et investeerimine on ka üks sinu hobidest. Ja investeerimine on kindlasti üks minu hobidest. Mulle väga meeldib seda teha, aga jah, finants siis ei ole minu eriala, mida ma õpin. Ma tegelikult õpin elektroenergeetikat ja mehhatroonikat, mis siis nagu tegelikult üldse ei ole finantsiga seotud. Ehk siis jah, tegelikult investeerimine ongi selline kõrvalhobi, mis on mu suur siis kirg ja mida mulle meeldib siis vabal ajal teha. Kõige tähtsam on sellel slaidil seal keskel, et investeerimiskonto tekib selle deklareerimisest alles siis, kui ta on maksuametile deklareeritud. Ehk et mõned pangad pakuvad toodet nimega investeerimiskonto, aga kui sa seda oma tuludeklaril ei deklareeri maksuametile, siis see ei ole investeerimiskonto. Et kui sul tekib tulu eraisikuna, siis loomulikult on investeerimiskonto reaalne alternatiiv, aga kui tulu tekibki läbi mingis OÜs, mis iganes, mis äri sa teed, siis pole mingit mõtet hakata sealt OÜst nagu raha välja võtma dividendina ja siis tagasi investeerima, vaid siis on selge, et loomulikult tasub investeerida läbi OÜ. Aga tänud! Nii, nüüd
just meil lõppes siis maksualane koolitus, saime teada maksude kohta, mis on Eestis, mis on Euroopas ja nüüd oleme kõik targemad, saame targemalt makse deklareerida ja paremini siis aru, mida me üldse maksame. Täna toimub siin SEB lounge'is Sokkmajas SEB ja TalTechi ühisüritus, kus siis räägitakse spordist, liikumisest, erinevatest harjumustest, toitumisest, finantstervisest. SEB on siis ka tudengifondi peasponsor, kes annab meile iga õppeaasta €, sellest läheb siis liikmetele motivatsiooniks, on siis investeerimiseks. Igakuiselt investeerime umbes €. Kui mingi kuu otsustame, et me ei soovi investeerida, siis see raha jääb alles ja me saame järgmine kuu rohkem investeerida. Kuidas sa sattusid tudengifondi? Minu tudengifondi sattumise lugu on suhteliselt huvitav selles mõttes, et kui ma ülikooli tulin, siis ma teadsin, et ma tahan kuskile nagu organisatsiooni ja kogukonda nagu kuuluda ja kuna mulle meeldib sporti investeerimine, siis oligi nagu 2 valikut, siis M-kumb. Ja kuna spordi siis nüüd sellist organisatsiooni TalTechis ei ole, siis oligi see, et jäi siis investeerimise poole, siis ma nagu otsisin. Esmalt ma tegelikult üldse ei leidnud mingit organisatsiooni, aga siis mu kursakas saatis mulle siis tudengifondi Insta oli nagu, et jõu, vaata üle. Ja siis ma vaatasin, et okei, seal on mingi 4 Instagrami postitust, et kas see asi on ikka legit või on see nagu mingi skämm. Ja siis, kui tuli kandideerimise vorm, siis ma kandideerisin ja sain teada, et see asi ongi päris. Sain tudengifondi sisse ja siis olingi. Esimene aasta olin tavaliige, panustasin ka turustrateegia töörühma. Teine aasta olin siis tiimijuht ja nüüd olen siis investeeringute juht. Ma ütleks, et see SWOT-analüüs hetkel selle analüüsi jooksul, miks ta on meile ääretult oluline, on see, et ta tegelikult annab igale tiimiliikmele, kes parasjagu analüüsil osaleb, päriselt võimaluse ise mõelda ja see annab meile ka võimaluse natuke otsa vaadata siis nendele kvantitatiivsetele ja samal ajal ka siis kvalitatiivsetele näitajatele. Ma peale aga pigem proovime siis leida nagu trende, et leida, mis tulevikus toimub. Ehk siis erinevad raportid kui ka siis juhtkonna enda kommentaarid aitavad siis leida tuleviku väljavaadet ja siis aitab ka siduda teesi ja narratiivi osas seda ettevõtet. See on selline väga võib arutada selle teemal, kas on mull või mitte. Me nagu turustrateegiast pigem räägime seda, et see sõltub software eest on pigem suur risk. Väga suured CAPEX kulutused, mis ainult suurenevad 2030. aastal hakkavad siis esimest korda jõudma tagasi nagu normaalseni, nagu see praegu on nende prognooside järgi. No nii, täna tegime siis oma esimese otsuse, praegu on siis väike söögipaus, aga vahepeal otsustasime siis müüa 3 Alphabeti aktsiat ja pooled Oracle'i aktsiad. Kuna me nägime, et seal on nagu risk natuke liiga suur ja kuna meil on 37% praegu tehnoloogiasektoris portfellis, siis tundus mõistlik natuke seda positsiooni vähendada selleks, et nagu riske madaldada. Ja kuna otsus tuli siis jaatav, siis need müügitehingud ka sisse lähevad. Siit edasi jätkuda ja võib-olla küsite, et mis roheline jutt seal on, siis see oligi see hetk, kui ma lifti kinni jäin. Investorid nägid, et siit saab tulu vaata nüüd, aga tegelikult see on mingi Soome turu mingi kamma hea seal, nii et jah. Aga hetkel on näha siin väga tugevalt kone, jah, et siin on 35 häält oli vaja, et osta poliitiliselt juurde, me saame seal praegu 50 siis indeks on kindel ei, me isegi ei hakka neid poliitiliselt panema, kui neid veel kabelis palju viisid veel, siis jah, Coopart samamoodi kindel ei ja United Healthi puhul oli väga napikas, kui me panime muud volitused juurde, mida siit nagu allpoolt tulid, siis väga-väga tasavägin, aga sa ei saanud piisavalt täida, et 50-50.
No nii, novembriks on siis analüüsitsükkel läbi, üldkoosolek peetud ja selleks korraks siis me ostsime Kone aktsiat, mis on siis Soome liftide tootja. Selline natukene balansseerib meie tehnoloogia poole kaldu portfelli, ehk siis põnev lisandus meie portfelli, ma arvan, et see lisab niisugust, balansseerib just jah, meie portfelli, kuna praegu on hästi palju tehnoloogias ja tegelikult oli päris põnev analüüs ka, nii et ma arvan, et see lõppkokkuvõttes on hea otsus ja loodame, et toob siis ka tootluse koju. Tudengifondi siis novembrikuu üldkoosolekul sai vastu võetud 3 investeerimisalast otsust. Esimeseks tehinguks oli Oracle'i positsiooni pooleks müümine. Võtsime sealt natuke kasumit ja vähendasime siis tehnoloogiasektori osakaalu portfellis. Samuti otsustasime vähendada siis Alphabeti positsiooni 1/3 võrra, kuna see oli meil siis portfellis tõusnud juba circa 100% ja kuna tema osakaal juba jõudis 15% portfellis, siis otsustasime ka selle riski siis vähendada ja portfelli siis samuti tehnoloogiasektori osakaalu vähendada. Ja need 2 tehingut, müügitehingut olid siis esimesed kasumlikud tehingud Tudengifondi ajaloos, nii et tähistamispõhjust oli. Ja ostupoolelt läks siis seekordsel üldkoosolekul ostuks siis Soome liftitootja Kone. Ja kui soovid täpsemalt kursis olla meie analüüsi tulemustega, siis Tudengifondi uudiskiri on midagi sulle. Portfelliga saad kursis olla Tudengifondi veebilehel ja igapäevaste tegemistega saate kursis olla Instagrami kaudu. Juba järgmises videos näete meie personalijuhi Katriin Saarepi tegemisi. Head tootlust ja järgmise korrani!